Küll nii paljudel juba nutitelefon. Jep, teist võimalust ei olegi olemas. Mida värki? Totaalne minevik tuli just taskust välja. Mida värki? Kuule, anna siia. Ema ütleb, et mul ei ole vaja nutitelefoni selleks, et helistada. Jah, kui helistamisest piisab. No ja eks see ongi vanematega selline kokkuleppe asi. Mina pean igatahes oma kamba tegemistega kogu aeg kursis olema. Üle poole suhtlusest käib ju netis. No, seega nutitelefon on mulle väga oluline. Ainuke asi, et meil on kodus vanematega selline kokkulepe, et kella 8 õhtul lähevad kõigil arvutid ja telefonid kinni. No ma kodus saan netis olla, aga mulle ei meeldi see, et mängimisele annab ema ainult 1 tunni. Aga nii ma võin kogu aeg mängida. Ma ei saa lihtsalt aru, mis selle vahe on. Mul vanemad ütlevad, et arvuti on töö tegemise vahend. No jah, ma täiega usun, et see on ka nii. Aga ma ju näen, et ka neil on raske seda ainult töö tegemiseks kasutada. Tihtipeale kutsub ema isa mingeid klippe vaatama ja siis nad naeravad. Aga kui mina olen arvutis ja kutsun neid midagi vaatama, no siis nad tulevad küll, aga ütlevad mulle alati, et miks ma oma aega raiskan. Et arvutist võiks ikka midagi kasulikku vaadata. Nii raske nüüd tagasi hoida. Lähed küll mingit infot otsima, aga jälle mingi link on nii kutsuv. Muidugi ma vajutan ja vaatan. Mina käin näiteks hästi palju koos vanematega netis. Igav? Ei ole, sest me klikime samamoodi mõnikord suvalistele linkidele. Aga lahe on nagu vanematega arutada, et seda, mida sa näed. Ja tihti nagu iseenesest satume igasugustele loodussaitidele ja tehnikasaitidele ja vanemad ka nagu vaimustuvad sellest ja see hakkab külge. Ma ei vaata ka enam mingit kräpp enam, vaid pigem nagu päris asju, seda, mida maailmas tehakse. No jaa, aga mängida võiks küll rohkem lasta. Lahe oleks ka, kui ema mõne mängu vastu huvi tunneks ja prooviks minuga mängida. Siis saaks ma teda isegi õpetada. Äkki ta saab siis ka minust paremini aru. Ma ei mäletagi, millal ma viimati enda emaga mängisin. Võib-olla peaksid ka vanemad endale reeglid kehtestama, millal on töö ja millal on lastega mängimine. Ole kursis, mida su laps arvutis teeb ja suuna teda lisaks meelelahutusele ka arendavamate tegevuste juurde. Innusta last tegelema teiste aktiivsete tegevustega. Sea ekraani ajale reeglid ja ole nende täitmisel ka ise eeskujuks.